Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Tänasest saavad kõik soovijad kirjutada riigivõlakirju. Kirjas saab inimene teada anda, kui palju riik talle tema arvates võlgu on ja milles see võlg seisneb, on see rahaline, on see karmavõlg, on see tänuvõlg või mõni muu võlgnevuse liik. Riigivõlakiri tuleb saata Stenbocki maja aadressile. Riigil midagi plaanis küll maksta ei ole, aga kirjutamine ja enese tühjaks rääkimine aitab pingete mahalaadimisel alati, märgitakse pressiteates. Eesti Supermarketite Liit on aga koostanud ühise tegevuskava lähemaks 5 aastaks ja see näeb ette lisaks praegustele veel 30 kaubanduskeskuse ehitamist üldpinnaga 300 000 hektarit. Hoogne hinnatõus on kaubanduskeskuste laienemiseks soodus, sest nagu näitab klientide käitumine, on võimalik Eestis juurutada täiesti uus kaubanduskeskuste toimimise printsiip. Suurtes, väiksemate linnade suurustes kaubanduskeskustes kulub inimese aeg märkamatult ja klient saab veeta keskuses kogu oma vaba aja, mis omakorda teeb võimalikuks kodust kui sellisest loobumise. Kui eluase maha müüa, on kliendil ka piisavalt raha, et asuda elama kaubanduskeskusesse, kus kõik tooted ja teenused on käe-jala juures ja puudub vajadus neid kusagile kaugele vedada. 2 aasta pärast elab püsivalt kaubanduskeskuses või nende ees parklas oma autos juba enam kui 1/3 Eesti elanikkonnast. Soovi korral saab tulevikus lasta ennast kaubanduskeskusesse oma lemmikosakonda kammata. Mälestuskivile pannakse ostja nimi ja tema elu jooksul tehtud käive. Ja Riigikogu tööst. Riigikogu võttis eile vastu asendusliikme seaduse. Uus asendusliikme seadus on oluliselt laiema kandepinnaga kui senine, mis nägi ette Riigikogust lahkunud liikme asemele asendusliikme määramist. Nüüdsest laieneb see ka valijatele, mis tähendab, et riigist lahkuda sooviv riigikodanik peab enne lahkumist leidma endale asendusliikme. Kui võõrsile on plaanis lahkuda kogu perega, siis peab pere enne lahkumist leidma endale ka asenduspere, kes hakkab Eesti Vabariigis elama, siin makse maksma. Riik tühja kohta ei selli, märgitakse seaduse seletuskirjas ja kuni inimene endale või kogu oma perele asendusliiget ei leia, seni talle väljasõiduluba ka ei anta. Ilma asendusliikme seaduseta jookseks Eesti paari aastaga tühjaks. Asendajate leidmise korral aga oleks tagatud põhiseaduse täitmine, millist tuleb siiski veidi muuta ja asendada eesti keele ja kultuuri säilimine selles keele ja kultuuri asendamisega. Peame arvestama sellega, teatab valitsus, et asendamatuid inimesi ja riike ei ole. Ja valitsus kiitis eile heaks ka muudatused eelnõus, mis vastavalt võimaldavad eraisikutel paigaldada teedele automaatseid kiiruskaameraid ja saada nendega fikseeritud liiklusrikkumistelt laekuva trahviraha ka oma eelarvesse. Nii saab kaetud senisest paremini vajadus ohjeldada kiirusületamist ja inimesed saavad suurendada enda toimetulekut ja tasuda näiteks automaksu või soetada üha kallinevat kütust. Kui perel või ka üksi elaval inimesel on oma kiiruskaamera või ka 2, siis on see tasuv investeerimisprojekt ja omamoodi pensionisammas. Suurem osa riigi ja omavalitsuste teedest on ikka veel kiiruskaamerateta ja kihutamine jätkub karistamatult. Eestis on ruumi vähemalt 200 000 kiiruskaamerale. Kiiruskaameraid saab ise teha või osta Transpordiameti kodulehelt. Eetris olid uudised.